Tervist! Teen uue sarja igakuisteks sellisteks turuülevaadeteks. Kui ma parasjagu turul toimuvat ise juba enam-vähem tunnetan, siis siin on eesmärk veidi ka analüüsida, näha märke, mis tulevikus saama hakkab ja turgu veidi rohkem ka turgu kui tervikut natukene paremini mõista. See on mulle oluline ja loodan, et teile ka annab väärtust. Räägin peamiselt Tallinna korteriturust. See on turg, kus ma ise toimetan ja see on ka kõige parem indikaator, mis Eesti kinnisvaras laiemalt toimuma hakkab. Mingi Põlva linna statistika tuleviku kohta väga midagi ei ütle. Aga septembris tehti Tallinnas 828 tehingut, mis on circa 5% rohkem kui augustis. Miks on tehingute arv just oluline? Eesti üks kõvemaid kinnisvaraanalüütikuid Tõnu Toompark on just viimasel ajal rõhutanud, et hoidke tehingute arvul silma peal. Hindade osas inimestel sellist kindlustunnet on, aga kui nüüd pangad peaksid näiteks krediiditurult ära tõmbama või nõudlus langema ja me näeme tehingute arvu vähenemist, siis võib korrektsioon toimuda, sest arendajatel portfellis ikka laojääki on. Aasta alguses see oli rohkem teema, aga näeme, et praegu turul veel vunki on. Huvitav on see, et pakkumine on vähenenud ja suht stabiilselt. Ma ei mäleta, mis büroo see oli, just hiljuti siin rääkisid majade turul pakkumine kokku kuivanud, mis omakorda ajab hindu ülesse. Korterite turul me võime sama näha. Seda on tegelikult tunda ka. Müües sul on konkurentsi praegusel turul vähem ja kui sa head asja müüd, siis tegelikult müügiperioodid on vähenenud. Tehingute keskmine hind kuuga samamoodi veidi tõusis, päris 2000 peal ruudust veel ei ole, aga kui pakkumine jätkuvalt väheneb, siis olen suht kindel, et aasta lõpus siin võime veel väikest kasvu tehingute hinnas näha. Käisin siin septembris Jaak Roosaare kinnisvaraseminaril ka ja seal samamoodi alguses küsiti, paluti kätt tõsta, kes arvab turg tõuseb, kes arvab turg langeb. Ma usun, üldine selline sentiment ootab ka järgmiseks aastaks pooleteiseks sellist rahulikku hinnakasvu. Tõnu Toompark tegi ettekande suht samade ootustega. Põhimõtteliselt näitas, kuidas palgakasv praegust hindade kasvu on toetanud. Tegelikult palgakasv on praeguse buumiga, kas on õige öelda, aga palgakasv on tegelikult olnud kiirem kui kinnisvara hindade kasv. Ja seda ta näitas ka läbi statistika. Kui viimase buumi tipus oli võimalik Tallinnas osta keskmise palga eest, ma ei mäleta, mis oli mingi 0,45 ruutmeetrit keskmist Tallinna korterit, siis täna on keskmise palga eest võimalik osta Tallinnas 1,05 ruutmeetrit, midagi sellist. Ühesõnaga, statistika näitab, praegu on ostujõud kinnisvaraturul 2 korda suurem kui viimase buumi tipus. Ega mul esimese saate lõpetuseks rohkem ei olegi midagi öelda, kui ekspertidega nõustuda, et kui see praegune on buum, siis sellises buumis tahakski elada. Teen väikse sellise ennustuse ka, et suure tõenäosusega viimasel kvartalil näeme siin stabiilset turgu, võib-olla väikest kasvu ja näeme juba järgmises turuülevaates novembris. Seniks, tšau!